Seal on see saar. See, kus me läheme oma aaret tooma. Seal on kõik naissaar ja naissadam. Naisi palju, noh. Aga põhiline on sealt aare ära tuua. Toome tohutu suure hulga. Sa oled sellest juba pool aastat jahunud, aga siiamaani midagi pole toimunud. No iga projekti tegemine võtab aega. No konsultatsioonid, koolitused, paberimajandus, mõistad, Aga mis me siis ootame? Hakka nüüd tegutsema. Hundilt küsisid nõu. Hundid, raamatukogust ma käisin tuhnimas materjali sealt, eriti selle saare kohta midagi ei olnud. Internetist ka veel otsisin, aga see torrent said see Pirate Bay või? Vaat see on maha tõmmatud. Rootsi viikingid tõmbasid maha selle. Sealt ka ma ei saanud mitte midagi. Ma praegu olen segadused, mida teha. Mida jätkata või? Mis meil vaja on veel? Laeva on vaja. Laeva, jah. Aga mis meil sellest laevast vaja on? Ootame, kui meri jäätub ja siis hiilime saarele. Geniaalne! Kui jääd ei tulegi. Siis ehitame parvlaeva. 2 nädalaga saab valmis. See käib kähku. Tühi asi. Jah. No tervist, mehed. Paistab, et jõudsin õigel ajal. Me ei leppinud aega kokku, et me siin kokku saame. Ma tean, et ei leppinud, aga ma siin tuhnisin natuke teie arvutis ja ma leidsin väga huvitavat informatsiooni. Teie Google arhiiv näitas seda, et teil on mingisugune merereis plaanis ja sellest alguspunkt peaks olema just siin. Mis teil selle kohta öelda on? Jah, natukene oli midagi. Kaptenit või laeva ja kaptenit, jah. No laevad, meil on kaptenid, meil on vaja koos laevaga. Me ehitame laeva. Me ehitame mitu laeva. Kolm. Minu laev tuleb õlgedest. Minu puidust. Minu oma tuleb keevist, igatahes. No selge, aga kas teil laevaprojektid ka olemas on? Projekt on täitsa olemas, näed. Täpselt 3 samasugust laeva tuleb. Siuke projekt ongi, jah? Jah, siit läks natuke sassi, aga see... No selge, kui jah, tundub, et on olemas. Varsti Leedo laevad vabanevad Muhumaa ja Hiiumaa vahelt. Siis me saame need endale. Jah, võib-olla projekti polegi vaja. Okei. No hea küll, kui teil projekti vaja pole, siis... Aga kas teil kaardid on? Nii palju kui mina tean, siis siin ei ole isegi hüdrograafilisi noodistusi tehtud, rääkimata kaartidest. Mingid majakaid ega meremärke ma ka ei näe. Need jah, vot jah, ma teadsin, midagi on vaja veel teha. Kuule, lähme sinna veeteede väkke küsime sealt, kuidas, mida edasi. Me näeme veel. No selge, et oleks tehtud. Siin on jälle mingi kala. Mis kala? Ega me kalale ei tulnud. Me otsime kõige sügavamalt laevateed saareni. No, kuhu ma nüüd siis keeran? Võtta järgmine pits. Ei, järgmine liin. Siin kõigatab liiga palju. Aga äkki küsiks abi meremuuseumilt, et mingid kus vrakid on või? Minu meelest siin ühtegi vrakke pole. Või helistaks hoopis kohalikele? Just. Ei, mäletad seda Biffi, keda suvel kohtasime? Mis ta number oli? 900
Töökanal 9. Hallo, Hea lumevalgeke, saad mind aidata? ma ei ole lumivalgeke, ma olen peale struktuuriüksuste muutmist Merineitsi. Mis vahet, kuidas sind nimetada, tõesis või ei ikka sama? Ära lõõbi, millega saan kasulik olla? Kas saad öelda, kus on suuremad kivid Suurõpi ja Hiiumäe saare vahel? Siin pole ühtegi kivi, ainult seal Naissadama juures on üks kivi, kuhu ma oma saba ära lõin. Tänan, punavitsike. Helistan pärast tagasi. Nüüd peaks valmis olema. Raske. Head ikka kõik andmed peale mahtusid. Aga milleks teil on vaja minna Jõulusaarele? Otsite Aaret? Või lähete hoopis talveseminarile? Mis te pärite? Ega te ajakirjanikud ei ole? See on salastatud info 10 aastaks. Riigisaladus. Küsige teabeametit, kui väga suur huvi on, aga no ma pean minema juba. Vabandust, ma tõin nüüd need andmed ära, need mõõdistusandmed on siin ja siis kaardiandmed on siin ja... Kas Suur-Peeter ja Veiki-Peeter kontrollisid andmed üle? Ega keegi 7 hüdrograafia pöial poisist pole andmete uuendamisega poole. Mina ei tea, mulle öeldi, et kõik andmed on valmis, et nüüd võib välja printida. Oot, võtame kuninga kaardi ja siis hakkame tööga pihta. Aga kas Jakob Kuning ise ka mõdistas ala ära? Mina kuulsin, et see oli Tarmo. Kapten Trumm oli, vist Tarmo. No, ei siis. Kaasa valmis. Otto, siin on mingi viga. Kindlasti plotteri viga. Jaa, olen nõus, seda leppemärki üldse ei olegi. Lepp, aga see ei sega ju. Ma saan ikkagi selle järgi sõita, kus see siin siit hakkan tulema, lähen saarele. Pole viga, paneme selle kalatipi asemele Rusalka vrakki. Selle saarega, selle kaardiga ma võin ära minna nüüd või? No võite, aga tuleb veel kooskõlastada ja kinnitada, et mine koridori lõppu veel. See kooskõlastada. Nägemist. Nii teisest loast saadeti mind siia, midagi on puudu veel või mingit dokumenti on vaja või mis asja, mina pean midagi andma veel või mis sul veel vaja on? Oot, kõigepealt tuleb teha projekt, laevateede projekt, poide projekt ja siis need ehitada. Poidega neid, kuhu ma panen? Kõigepealt määrata ära laevatee. Te peate mööda minema sellest kivist ja sellest luukerest. Siis sadama teete korda. Sadama piirid saate ministeeriumilt. Sinna ka veel minna. Nii, kas sihimärkide projekt on? Ja siis tuleb sadama kokku vaadata, nii et siilaks lähedal oleks. Muud asjad nagu süvendamine, liikuvad liivad ja torvilained on selle kõrval kõik pisiasjad. Ja kõigi nende ehitustööde jaoks on veel vaja keskkonnamõjude hinnangut ja riskianalüüsi. Ja kõige lõpuks tuleb veel teha kooskõlastusringid. Vabandust, ma mõtlesin kooskõlastusringid. Ja siis kas teil paadijuhi luba on? Kui ei ole, siis lähete seda autopoodi tooma. Autopoodi. Ja siis on varustuse nimekiri vaja täita, näidata väikelaeva osakonnas. Sukeldajate kvalifikatsiooni tõendavad dokumenti kah vaja, juhul kui kavatsete vee alla vajuda. Alla näitab, ma tean. Kas teil on üldse NATO üldfüüsiline test tehtud? Vähemalt 180 punkti peab olema. Nii et...
Jaate põrsakesed. Lõpuks olemegi jõudnud selle jõulusaare, jõulumaa saarele. Tähistamiseks on põhjust. Kas toon veel rummi? Rohkem ei võta. Rohkem, me peame veel tagasi sõitma. Ärme piiri ületa, jah. Kui me sadamast lahkume, siis sadamasse helistama, et mis asi number. Ärge enam võtke, ma siin helistan. Parema teeninduse huvides teie kõne salvestatakse. Kui olete kaine, vajutage 1, kui olete purjus, vajutage 2. Mis asja? Vajutan 1. Kui vajate juurde, vajutage 1, kui saab kumma otsast, vajutage 2. Teie telefon väljas, kus te... Vahet pole, tassisime selle haardelao tühjaks. Kuule, katsuge parem kaineks saada, me peame ju siit veel minema sõitma, kogu kraam on vaja maale viia ju, noh. Varsti oleme 5 rikkama seas. Ta 5 rikkama. Aga meid on ju ainult 3 tükki. Otsa kurat. No nii, kuidas teil siin asjad edenevad? Meil on hästi kõik, aruanded on kõik esitatud, seal 700 aruannet tuli esitada. Kõik muu on pisiasi. Okei. Mul on üks uudis ka teile. Kevadest läheb Veeteede Väe peadirektor ära. Olete kuulnud? Teame. Näed, tahad sa mõnda nendest proovida? Meie projekti see ei mõjuta. Kevadel ilm paraneb ja saame ka lihtsalt niisa paaliga sõita. Pole neid parvlaev vajagi. Okei, aga see ei ole veel kõik, mul on üks uudis veel. Mis uudis sul saab veel olla? Meil on mingi karastunud, meil on 2 aastat selle bürokraatiaga mässanud. Mingi ametlik vahetab täiesti poh. Mis siis? No räägi. Arvate, jah? Ühesõnaga uudis on selline, et uuest aastast ei tohi enam olla maksimaalne alkoholisisaldus veres mitte 0,8 promilli nagu varem, vaid 0,5. 0,5 või? Mida? Edu teile! 0,5 või? Meil on 0,7! Mul peab kunagi vähem olnud! Kuidas me nüüd maale tagasi saame niimoodi? Kas ta ütles 5 või? 5. Pole probleemi. No, aga joome ju siis kõik ära ja siis üks päev saame niikuinii kaineks. No. Õige jah, kui kõik ära juua, siis lõpuks saame ikka kaineks. No hakkame siis pihta. Hakkame pihta siis. Tähelepanu, tegemist on alkoholiga. Alkohol kahjustab teie tervist. Kõrvalmõjude tekkimisel pidage nõu arsti või füürtograafidega.
Andrus, pane kinnitus puhkuse taotlusele. Andrus, kinnita mu puhkus ära. Andrust ei ole! Kes siis on? Ma ei tea veel!